Tere! Rõõm teid näha jälle. Nii, otsustasin teha ühe väikse õppevideo, et ikkagi seda astmete asja teile veel kord selgitada. Et mõned asjad on meil puudunud, mõned on natukene nagu hädasse jäänud nende ülesannetega ja ma ei taha, et keegi meil läheks järgmisse klassi niimoodi, et ta ei saa aru, kuidas need astmed meil noodijoonestikule käivad ja kuidas nad paiknevad. Ja et see joovõti oleks ikkagi kõigile hästi selge. Nii, tuletame nüüd meelde põhiasjad, mis me oleme õppinud, eks ole. Nii, meie esimesed astmed, mis me õppisime teiega olid soomi, soomi. Need on 3 kõlaastmed. See on nagu käo kukkumine, mäletate juba eelmine aasta. Soomi, soomi, kes on metsas ja nii edasi. Nii, need asusid alati noodijoonestikul niimoodi, et soo on alati kõrgemal, mi on alati madalamal. Tegin siin tagurpidi, püüdsin kirjutada, eks ole. Kui sa vaatad astmetreppi, siis sa näed. Sa on siin, mi on siin, kukku, kukku. Mist üks aste hääle peale tuleb le ja siis on joo. Ja noodijoonestikul nemad alati asuvad niimoodi, et soo on, näed, kõrgemal, mi on madalamal. Ja mäletate seda reeglit? Alati on, eks ole, kui soo asub joonel, siis mi asub joonel. Kui soo asub vahes, siis mi asub vahes. Ja alati see kõlas nagu see kukkumine. Soomi, soomi, mis on sinu nimi, minu nimi, Ester. Ja siis järgmine aste, mis me õppisime, oli ra. Loomulikult, need astmed on sul siin ülesandes ka. Ja ra asus, kus? Soost üks aste kõrgemal. Nii et kui ma laulan, kes on talvel laulik? Sa märkasid, et see ra liikus soost kõrgemal. Samamoodi on ka tema noodijoonestikul. Et kui ma panen näiteks joo teisele joonele, nagu sul ülesandes oli, siis le on kohe tema kõrval. Edasi tuleb mi, väikse vahega soo ja näed, vaata, ra on hästi väikse vahega. Kohe soo kõrval. Astmetrepil on nemad kõrvuti asuvad. Kui ma panen joo võtme abijoonele, nii nagu mutimetroos oli, siis on, näed, joo on siin all ja vaat le, see oli nüüd see, mis meil segadust siin mõne lapsel tegi. Le ei ole veel joone peal, vaid le on siin päris joone vastas. Joon abijoonel, le on joone kohe all ja vaat nüüd mi on esimesel joonel. Nüüd soo on teisel joonel ja ra on teises vahes. Nii. Hästi palju infot korraga. Tuletame meelde oma mudellaule. Alt meerebane tuli meile külla. Mis sa talle süüa andsid, mis sa talle andsid? Kuureluid, konnapeid, vana varsa sõreluid. Näed, ma juba näitasin sulle käega kaasa. Ehk siis see laul on meil juba ju peas une pealt, eks ole. Nii et nüüd laulad astmetega ja püüa aru saada, vaata, kuidas nad asuvad. Kodus saad selle õpiku lahti võtta, sa näed seda noodipilti. Soomi, soomi, soo, ra, soomi, soo, mi, soo, mi, soo, ra, soo.
ja nüüd tuli meil juurde see viimane õpitud aste, lee, mis on miist üks aste allpool ja joost üks aste üleval pool. Ehk siis, kui ma laulan kureluid, konnapeid, kuula seda hüpet. Kureluid, konnapeid, see on siin soomi, soole, soomi, soole, soomi. Ja nüüd ma laulan selle jupi sulle. Laula muga kaasa. Soole, soomi, soolele, soomi. Eks ole? Nii et sa saad sellest aru, et lee on allpool kui mii, aga kõige natukene. Ja siis tulime edasi mutimetroo. No teeme enda lõpuks praegu korraks ja vahele selle laulu. Täna ma jutustan sellise loo, elas kord mutt, kellel oli metroo. Just nagu päris, kuid lühem ja pisem, selle ta kaevas ja ehitas ise. Nüüd see metroo juba käigus tal ongi, sõidavad trepid ja sõidavad rongid. Tigu kiirutem nüüd tööle saab minna, varem ta alati hilines sinna. Sõidavad trepid ja sõidavad hiired, sõidavad kõik, kellel tuline kiire. Jaanius rongijuht valjusti teatab, rong ainult minuti jaamades peatab. Tore, et mutt tegi metsa metroo, kiidavad sõitjad alati koos. Mutt aina töötab ja varsti peaks saama, valmis ta jälle toreda jaama. Tee endale aplaus. Vaata, aga miks ma seda nüüd laulsin? Sest mäletad, me tegime astmeharjutuse selle lauluga, et me võtsime need samad astmed. Nii, selles laulus, kui sa oma õpiku võtad mutimetroo koha pealt lahti, on joovõti abijoonel. Ma näitan sulle seda lehte, mis ma sulle saatsin, on ju tööleht, kus sul on harjutus. Aga see nüüd on tagurpidi, kui sa vaatad arvuti ekraani pealt omal pärast seda töölehte, siis sa näed õiget pidi, eks ole. Nii, abijoonel täpselt nagu mutimetroos. Ja mis olid minu mutimetroo astmed? Teeme hästi aeglaselt. Algas meil sooga. Miks? Sellepärast, et joovõti asubki meil siin abijoonel. Ehk siis ka joo asub abijoonel. Ja joo asub sel juhul siin. Aga mul hakkab laul. Täna ma jutustan nii, mis on see aste. Loen joo, le, mi ja jõuan siia. See on nüüd lihtsalt see harjutus sul, eks ole, et see sassi ja oota. Kui sa vaatad mutimetroo noodi pilti, siis sa näed, et ta asubki seal teise joone peal. Ehk siis tema nimi on soo. Soo, 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 ra, ra, ra. Soo, 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 mi. Soo, 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 ra, ra, ra. Soo, soo, mi. Ja nüüd mul tuli mis asi? Kirjutasime klassis, tegime seda harjutust edasi. 3., 4. rida. Le, 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 mi, le. Ja nüüd joo jõudsimegi kõige alumiseni, mis on abijoonele joo. Joo, joo, mi, soo, soo. See on 3 kõla, jätta meelde. Joo, mi, soo, mi, joo. Sest seal on 3 erinevat heli. Ja kordab. Le, 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 mi, le. Joo, 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 joo. Eks ole. Ja nüüd lähme edasi, võtame selle sama paiguta astmed noodi joonestikule. Kodused ülesanded, see tööleht, mis ma sulle saatsin. Ja ma kordan veel kord, kes nüüd ikkagi
aru ei saa ja kohe kuidagi hakkama ei saa, siis sellest ei ole midagi. Kes tahtsid ja kellele tundus see ülesanne lihtne, need saatsid mulle oma kodutöö. Kõik on saanud kiituse, kõik on saanud ilusa hinde e-kooli. Kõigile ma saatsin tagasiside. Kui sa ei ole millestki, oled sa midagi valesti teinud, eks ole, siis ma kirjutasin emmedele essidele meili, selgitasin kõik, kuidas. Vaatame nüüd koos selle ülesande veel kord üle. Nii, tegin sulle näidiseks veel kord. Jole mi sarasa mille jo. Meie õpitud astmed, eks ole. Ja veel kord need näidised. Kui joovõti on abijoonega, siis on ka joon siin. Kui joovõti asub näiteks esimesel joonel, siis asub ka joo esimesel joonel. Mäletate, me tegime selle nalja, et eks ole, et see on see sama küsimus, et Jarko, mis on su nimi? Sa mõtled, et mis asja? Mu nimi ongi Jarko. No vaat, joovõti, ta ongi nagu selle sama ukse võti, selle noodi võti, sellepärast ta sulle näitabki ära, et sa need kaks aru, et millise joone vahele või millise joone peale sa ta teed, seal asubki joo. Ja kui joovõti rändab mööda noodi joonestikku, siis rändavad kõik teised astmed samamoodi. Ma võin igas kõrguses laulda. Joo, mi, so, mi, joo. Või ma laulan hoopis. Joo, mi, so, mi, joo. Või ma laulan hoopis. Joo, mi, so, mi, joo. Kogu aeg on astme nimed ühesugused. Et see on nagu matemaatiline mudel või valem, mida sa hiljem õpid. Nii, näed, ja kui joo on teise joone peal, siis on, või joovõti, siis on joo ka teise joone peal. Ehk siis selle järgi läheb sul paika ka see helirida. Kui joon abijoonel, siis on joo, le on joone all, mi on esimese peal, sa on teise joone peal, ra on sul teises vahes. Kui joovõti asub teisel joonel, nagu esimeses ülesandes, siis joon teise joone peal, le on teises vahes, ma laulan nüüd alla, mi on kolmanda joone peal, so on neljanda joone peal, ra on neljandas vahes, eks ole. Ehk siis, kui me nüüd vaatame seda ülesannet, joo, miks ma kirjutasin siia, et nagu mutimetroo astmeharjutuses. Just nimelt sellepärast, et need astmed asuvad täpselt sama koha peal nagu selles harjutuses, mis me tegime sul töövihiku sinna taha, kirjutasime mutimetroo. Joo, nüüd lee. No kus oli lee? Lee on kohe joo kõrval. Teen selle noodi pea siia esimese joone alla. Nüüd tuleb mi. Kui lee on siin joone all, siis mi läheb järelikult esimese joone peale. Võtame kõigepealt, laulame selle läbi sõnade või nende nimetusega. Joo, lee, miile, joo, mi, so, ra, so. Rütm on mul ta, titi, ta, titi, ta. Iga selle noodi kriipsu juurde tuleb sinul teha noodi pea õige koha peale. Jo, le, mi, le, jo, mi, sa, laulame astmenimedega. Jo, le, mi, le, jo, mi, sa,
so, ra, so. Nii, sa said aru, kuidas need noodid nüüd liikusid, kõik need helikõrgused liikusid erinevas kohas, mitte ei ole ühe joone peal. Ja vaatame seda ülemist ülesannet. Nii, siin on sul joovõti asub teise joone peal ja joo asub ka teise joone peal. Kõik sellest said aru. Nüüd, vaata see rütt on sul siin kohal. Sa pead kirjutama ta, titi, ta, titi, ta. Kõigepealt otsi ülesse, kus sul mingi aste asub. Nii, joon, teine joon. Nüüd ma loen siit ülesse 5 astet. Jo, le, mi, soo. Soo asub mul 4. joonel. Siia panen soo. Teed sinna noodi pea. Ja nüüd tõmbad talle külge varre. Ongi korras. Nüüd järgmine takt tuleb mul. Mi. Ja siin üleval on sul rütm. Titi-ta. Mis ma nüüd teen? Kui joo asus teisel joonel, siis järelikult mi asub 3. joonel. Panen noodi pead siia. Mi. Aga mis reegel meil oli 3. joonest? Alates lähevad varred allapoole. Tõmban külge varred. 3 vart ja esimesed 2 omavahel kokku. Nüüd 3. takt on mul le. On siia kirjutatud. Sa pead leidma, kus ta asub. Kui joo asus teisel joonel, siis tema kõrval on le. Ehk siis le asub teises vahes. Panen 2 noodi pead siia, mumm ja mumm. Ja tõmban külge varred. Ja nüüd tuleb mul uuesti joo. Joo oli mul juba olemas. Teine joon. Panen siia joo. Nüüd mi oli mul ka juba ju leitud, eks ole? 3. joon. Mi. Ja soo oli mul ka juba olemas. Ta ei lähe ülesande jooksu kuskile mujale. Kui sa ta juba ühe korra üles leidsid, siis ta on seal samas, kus ta on. Soo oli mul 1, 2, 3, 4. joonel ja panen siia soo. Ja tõmban külge varred alt kokku ja soo on üksinda. Nii. Ja laulan seda harjutust. Mina laulan nüüd madala häälega, mina ei saa nii kõrget laulda. See on suur hüpe. Joo, soo. Joo, soo, mi, le, joo, mi, soo. Sa kuuled, need on kõik erinevas kõrguses. Ei ole nii, et oli üks joru ühe koha peal. Joo teisel joonel, soo 4. joonel, mi, kõik on 3. joonel, le teises vahes, joo teise joone peal, mi 3. joone peal, soo 4. joone peal. Nüüd ma olen sulle kõik ette laulnud. Ma usun, et nüüd ei saa enam olla, et sa aru ei saa. Ja see 3. asi, et mõtle välja ise üks viisijupp, sa ei pea seal tegema. Aga kirjuta sinna ükskõik. Lihtsalt pane mingid astmed näiteks, mi, le, joo, mi, so. Või näiteks so, joo, le, joo. Või so, mi, so, ra, so. Mis iganes. Sa ei pea seda üldse tegema, kui see sul üle jõu käib, eks ole. Laulame nüüd meenutuseks oma astmetreppi veel. Joon kõige esimene, le on kohe tema kõrval, mi on 3, so on üle astme, ra on temast järgmine ja tagasi, so on ra kõrval, mi on üle astme,
1 aste alla ja kõige alumine on meil joo jällegi ja laulame 3 kõla. Jo, mi, so, mi, jo. Mul ei ole nüüd ühtegi õpikut ega ühtegi nooti siin, muidu teeks lõpetuseks ühe laulu veel. Ei tea, kas meil tuleb nüüd ilma sõnadeta meelde või? Siin hommikukastases üles on ärganud rohetav maa. Siin tõuseb ma vara üles ja enam und ei saa. Ja vahemäng, nüüd sa õõtsusid. Aga nüüd, mis tuli teine salm. Sina otsi nüüd oma laulusõnad üles ja tuleb sul meelde äkki. Siis saad kaasa laulda. Lugusid täis, siit päritud ongi mu juured. Esiisade radu kui käin, siit päritud ongi mu juured. Esiisade radu kui käin. Nüüd olid käed siin üleval. Ilmaratas ju pöörleb ja pöörleb, kuid minul on pilluke maa. Siin ongi mu kodu ja mina, siin ongi mu tasakaal. Siin ongi mu kodu ja mina, siin ongi mu tasakaal. Nii, see oli sulle lihtsalt siukseks rõõmuks. Ja kuna ma kirjutasin teile, sinna panin selle poistelaulu lingi, see tore vahva mingi vabapäev, mis oli Airi Liiva, aga seal on hästi kiire tekst ja muidu hästi tore, hästi äge lugu on, aitäh Jesperile, kes mulle seda nii-öelda soovitas. Ja ma üritan panna need sõnad ma sulle saatsin e-kooli ja üritan panna sellele noodikirja, siis me saame täitsa niimoodi nagu õppida teda rahulikus tempos, nii et sa suudad teda kaasa laulda. Ja olge tublid, olge terved kullakesed. Ma üritan selle video nüüd üles laadida, rahulikult vaadake, pange vahepeal seisma, vaadake oma neid noodijooni asju ja katsuge aru saada, eks ole, ja palun kullakesed, ärge keegi minge närvi või kurvastake, kui midagi välja ei tule ja ma olen täiesti avatud. Palun kirjutage mulle, kui millestki aru ei saa. Ma selgitan, kui vaja teeme videokõne. Olge terved, käige õues. Kallistan teid kõiki. Tšau!